Tere, mina olen Dagmar Narusson Tartu Ülikoolist ja tutvustan teile Tartu Ülikooli ja aktsiaselts hoolekandeteenuste koostööprojekti. Erasmus+ koolitus- ja arendusprojekt nimetusega Vaimse tervise taastumist toetav haridus tegeleb taastumise põhimõtete toomisega vaimse tervise teenuseid osutavatesse organisatsioonidesse. Projekti viivad läbi ülikoolid ja vaimse tervise organisatsioonid Eestist, Hollandist ja ka Tšehhist. Eestist osalevad projektis Tartu Ülikool ja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing. Taastumist toetava vaimse tervise koolitusi on 4. Esimene on sissejuhatav koolitus spetsialistidele ja organisatsioonide juhtidele. Teine on taastumisele orienteeritud praktikute pikaajaline koolitus. 3. on koolitajate koolitus ja 4. vaimse tervise organisatsioonide juhtidele ja meeskondade juhtidele suunatud koolitus taastumisele orienteeritud organisatsiooni kultuuri arendamiseks. Eestist on osalenud koolitusel aktsiaseltsi hoolekandeteenused spetsialistid. Tartu Ülikool on hoolekandeteenuste aktsiaseltsiga teinud järjepidevalt koostööd juba aastast 2021. Arendus- ja uurimisprojekti raames on tegeletud kogukonnas elamise teenusel inimeste kogukonda lõimumise küsimustega. Erasmus+ taastumise koolitused on üks koostöö töölõikudest Tartu Ülikooliga. Hoolekandeteenuste spetsialistid on saanud Erasmus+ taastumise koolitustest inspiratsiooni ja töötavad nüüd välja organisatsiooni sisekoolitust, eesmärgiga kujuneda veelgi rohkem taastumist toetavaks organisatsiooniks. Nende kogemus on inspireeriv kõigile vaimse tervise organisatsioonidele, nii Eestis kui ka teistes riikides. Aktsiaselts hoolekandeteenused on Eesti suurim erihoolekandeteenuse pakkuja ja me tegeleme teenuse osutamisega psüühilise erivajadusega inimestele. Peamiselt pakume ööpäevaringseid teenuseid. Meie kodud asuvad üle Eesti ning kokku on meil ca 1800 elanikku ja nende toetamisega tegeleb igapäevaselt 900 töötajat. Valmistame hetkel ette taastumist toetava klienditöö koolitust tegevusjuhendajatele, mis lähtub SHIME raamistikust ning CARE-metoodikast. Koolituse eesmärgiks on anda tegevusjuhendajatele teadmised CARE-metoodikast ja taastumise põhimõtetest. Koolitusel tutvustame taastumise põhikomponente ja selle seost CARE-metoodikaga ning julgustame tegevusjuhendajaid rakendama CARE-i põhimõtteid oma töös, kasutades selleks CARE-i töölehti. Koolitusel õpetame töötajaid märkama tugevusi, tutvustame neile PAI raamistikku ja olemust ning käsitleme ka suhtlusstrateegiate kasutamist klienditöös. Alustasime koolituse väljatöötamise protsessi töörühma koostamisega. Töörühma kaasasime töötajad, nii tiimijuhid kui ka tugispetsialistid, kes on silma paistnud CARE-metoodika rakendamisega ning teadlikkusega valdkonnast. Esimesel töörühma kohtumisel kaardistasime ära olemasolevad ressursid, võimalused, teadmised ning ka takistused ja lisaks visualiseerisime, milline võiks olla ideaalne koolitus. Töörühmaga kohtusime regulaarselt, alguses 2 korda kuus, 2 tundi korraga ja hiljem 1 kord 3 nädala tagant. Kindlasti on oluline ära mainida, et sellise projekti puhul on vaja määrata kindel eestvedaja, kes võtab selle oma südameasjaks. Antud olukorras olin see mina. Töörühma liikmed läbisid ka e-koolituse teemal kursuse loomise ABC, et üheskoos töötada välja ka koolituse õpiväljundid, eesmärk ja õppekava. Kui õppekava sai paika, siis asusime materjalidega tegelema. Töörühma liikmete vahel said jagatud ära erinevad teemad, millest lõpus moodustus koolitusmaterjal, nii-öelda esitlusslaidid. Tuginesime koolituse väljatöötamisel ettevõtte töökordadele ning CARE-i raamatule, kuidas klientidest saavad kodanikud. Sisekoolitajate leidmiseks korraldasime üleskutse töörühma liikmete seas, et kes on valmis koolitama meie tegevusjuhendajaid. Välja valitud sisekoolitajad suunasime ka 2-päevasele täiskasvanute koolitaja koolitusele. Tänaseks on meil 8 sisekoolitajat ja 4 koolituspaari, kes alustavad taastumist toetava klienditöö koolituste läbiviimist sügisel. Et meie koolitusmaterjali kinnistada ning testida tempos püsimist, grupitööde läbiviimist, korraldasime suve alguses ka pilootkoolituse testgrupile, mille käigus said värsked sisekoolitajad harjutada ning mina projekti eestvedajana koolitusmaterjali täiendada. Täna võin öelda, et meie sisekoolitajad on valmis koolitama, kuid protsess pole veel kindlasti läbi. Igal koolitajal tekib oma käekiri ning usun, et aja ja kogemusega muutub esialgne koolitus veelgi paremaks. Alustame koolituse pakkumist töötajatele, kellel on katseaeg läbitud ning kes pole CARE-i koolitust veel saanud. Lisaks on koolitus suunatud ka kõikidele töötajatele,
kellel on viimasest Care'i koolitusest möödas enam kui 5 aastat, et teadmisi värskendada. Koolitusel keskendutakse paljuski inimeste enda kogetule ning toetatakse tegevusjuhendajaid selles, kuidas oma senist elu- ja töökogemust edukalt klienditöösse rakendada. Care-metoodika annab inimeste kasutusse palju tööriistu, mida saab kasutada vajalikul hetkel sobivas vormis. Muuhulgas tutvustame koolitusel mõningaid enam levinud Care-töölehti ja osalejad saavad need ka enda peal läbi teha. Lisaks saavad koolitusel osalejad praktilisi nippe ja toetust, kuidas igapäevatöös elanike taastumist toetada ning millistes olukordades saavad abiks olla Care-töölehed. Keskendume paljuski enda ja elanike tugevuste leidmisele ning anname võimaluse koolitusel saadud kogemusi ka reflekteerida. Teeme nii individuaalseid kui grupitöid, et õpitud kinnistada ning loodame väga, et koolituse läbinud inimesed näevad meie elanikes võimekaid isiksusi, kelle taastumise teekonnal nad saavad toeks olla. Erasmus+ koolitusel sai kinnitust teadmine, et oleme ettevõttena liikunud õiges suunas. Care-metoodikat saab rakendada tõesti ükskõik kellega, tuleb vaid osata inimest kuulata ja mõista ning valida seeläbi õiged tööriistad tema toetamiseks. Külastades Praha erihoolekande teenuse pakkujaid ning vesteldes rahvusvaheliste kolleegidega, nägin, kui oluline on koolitusele järgnev tugi. Koolitusel kogetult aitavad elus hoida Care-säde inimesed, kes ei lase taastumise mõtteviisil meeskondades hääbuda. Ka meie lõime oma sisekoolitajate tiimi inimestest, kes on entusiastlikud ning tugevustele ja lahendustele orienteeritud mõtteviisiga. Nemad aitavad nii koolitusi arendada ja edasi anda, kui ka koolituste järgselt inimeste teadmisi ja Care-mõtteviisi elus hoida. Erasmus+ koolitusel osaledes sain palju toetust Care-kogukonnalt ning tean, et nende tugi on olemas ka edaspidi. Erilise tänu julgustuse ja toe eest saab välja tuua Juraile, kelle grupi ja individuaalsed coaching-sessioonid aitasid mul õiget kurssi hoida. Jurai andis ka rohelise tule meie sisekoolitusele. Oleme koolituse teinud omanäolise ja just meie töötajaid ja elanikke silmas pidades. Saame olla eeskujuks taastumise mõtteviisi levikul Eestis ning hea on teada, et ka rahvusvaheline Care-kogukond elab meile kaasa. Me töötame iga päev selle nimel, et luua erivajadustega inimestele võimalused aktiivseks eluks kogukonnas. See hõlmab nii õppimist, töötamist, kogukonnas käimist kui ka koduseid aktiivseid tegevusi. Me usume, et erivajadusega inimesed on ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, kellele peavad olema tagatud võrdsed võimalused teistega. Meie klienditöö fookus on taastumise toetamisel ning usume, et tõeliselt saab taastuda kogukonnas. Soovime toetada erihoolekande teenuse pakkujana kliendist kodanikuks saamist. Loome koos kliendiga tema tugevustele toetuva teenuse, mis aitab ellu viia talle olulisi elu eesmärke. Selleks uurime koos temaga välja, mis on talle oluline, mida ta elus saavutada tahab ning aitame seada eesmärgid ja sammud nende eesmärkide saavutamiseks.